Ahoi, üle pika aja jälle metsas. Vahepeal ei olnud tuju filmida, metsas käisin ja igasugu muid asju on olnud. Sai hambaarsti juures suht tihedalt käima hakatud ja kodus remonti tehtud natuke ja sinna see aeg on läinud. Eks mul on iga sügis sihuke, tuleb mingi madal seis, et ma ei viitsi. Aga nüüd ma ajasin jälle jalad alla ja rattad alla. Lund ju ei ole, saab rattaga sõita. Ja tulin kodu lähedale Kublitsale. Varem olen isegi seda kohta mitmeid kordi näidanud. Lauaga lõkkeplats, kinnine lõkkease, järveke, teine lauaga lõkkeplats, lahtine lõkkease, puukuur ja seal tagapool on keemärk. Kuivipuid isegi on. Aga ma arvan, et ma kuskilt otsin juurde ka, et ma neid kuivi ei taha siin õhtu jooksul kõik ära kasutada, et alustaks kuivadega ja siis viskaks vahepeal midagi, mis metsa alt saab veel ja ma näen seal taga on, kaugemal on midagi maha langenud ka, et võib-olla võtan sealt käiku midagi. Ja täna ma kasutan jälle rippvoodit. Panen nüüd pikema vahega, näiteks siia. Võib-olla see on liiga pikk, aga saab näha veel. Ostsin mõned pikemad rihmad ja on nüüd ka suur tarp rippvoodi kohal. Eelmine nädalavahetus käisin metsas. Sain härra Jürgensoniga kokku ja sain temalt kasutamiseks suure tarpi ajutiselt, kuni midagi endale soetan. Ja ega midagi, ma arvan, et esimese asjana ma setingi selle rippvoodi üles, et paar tundi on veel pimedani aega. Saaks valgel ajal need siuksed tegemised ära tehtud. Sellised need rihmad siis on. Üks on nii-öelda autopuksiirimis mingi rihm. Mõlemas otsas on aasad. Saab ümber puu tõmmata ja siit karabini läbi ajada. Ja teine on siukse klambriga. Aga eks kui üles panen, siis näitan. Ja vahepeal vist muutsin plaani ka, et see siin tundub ikka väga pikk olevat. Väga pikk vahe. Mõtlen, et võib-olla siia puukuuri kõrvale. Siin on siuke väiksem puude vahe. Või siis, nii-öelda see vahe. Või siis sinna sobib. Teine variant on kohe siia ette. Aga ma ei tea. Lõkkeas on nagu maru lähedal, et äkki sädemeid viskab tarbi peale. Pigem panen tahapoole. Sätin üles ja siis näitan. Etapp 1 tehtud. Ühel pool otsas siis tavaline pukseerimisrihm. 2 aasaga karabinist läbi. Ümber puu 1 tiir. Ja teisel pool otsas on mingi koormarihm. Siukse klambriga. Siin hambad siukesed. Surub kinni. Ronisin korra peale ka ja täitsa kannatab ja ei vaju alla ega midagi. Ja eks neid rihmasid läheb kunagi mujal ka vaja, nii et siis nad kuluvad ikka marjaks ära. Ei ole hea. Tarpi jaoks on puude vahe liiga kitsas. Ja, võtan lahti ja proovin järgmisel. Vaatan, mis siin on. Selle nii-öelda vahega võib-olla sobib paremini. Tarp sobib kindlasti, aga kas see rippvoodi siis ulatub, saab näha. Proovisin teise puu vahele ka, aga jäi liiga pikk vahe. Ja ei ole sellist sobivat, kus saaks tarpi ristipidi panna.
aga kuna ta on piisavalt lai, siis panin kitsama külje üle. Ja nii ta mul on seal. Tegin ette tokiga väikese kõrgenduse, siit saab alla ronida, kuigi siit otsast saab ka minna. Aga nii ta mul jäi. Ja need võrgurihmad panin siia, nöörid panin siia rihma külge, sidusin. Et hoiab mingil määral üleval. Seekord ma võtsin kaasa ka selle mati, aga vaatame, proovime. Ma mõtlesin, et viskan külje alla. Võib-olla on veidi rohkem mugavust. Kuigi ma olen siiamaani ilma matita maganud ja ei ole hullu midagi olnud. Praegu ei ole nagu nii külmad ilmad ka. Aga paigutan selle sisse, vaatan, kas mahub ära ja kuidas ta jääb. Täitsa mahtus ära ilusti. Praegu paistab normaalne. Aga saab siis õhtul katsetada, kuidas siin magada on, kui on see matt ka sees. Aga nüüd võib minna muude toimetuste juurde. Kohvivett keeta ja midagi närimist teha. Lõkke käib, las ta läheb korralikult põlema. Ja siis vesi tulele. Aga mis mul täna kaasas siis on? Kaasas on suppi, hapukapsasuppi, siis 2 pakki liha, lihale kurgikastet, leiba, hommikuks jäävad nuudlid ja väiksed vorstikesed. Aga kõigepealt ma teen kohvi, siis ma arvan, ma teen suppi ja pärast õhtul hiljem küpsetab liha ja närib seda. Natuke nalja ka. Ma ju ei võtnud kohvi kaasa. Vee võtsin, termose, kõik asjad võtsin, aga kohvi ei võtnud. Mis oli ikka? Siit on koju mingi paar kilomeetrit mul. Ja rattaga ma olen, nii et ei viitsi minna. Teen lihtsalt suppi ja pärast närin liha ja ei pea siis kohvi jooma. Nojah, vahepeal juhtub ka nii. Jääb siis järgmiseks korraks kohvi. Nii mul siin see supp vaikselt minema hakkab. Vahepeal mõtlesin isegi, et kuna ma olen kodule üpris lähedal, see on supi ära, võib-olla lähen käin isegi kohvi järel kodus. Viskan asjad ripoodisse ja siis mis see rattaga minna on, paar kilti edasi-tagasi. Aga seda alles peale supi söömist. Ja võibki suppi nosima hakata. Supp söödud, asjad viskasin rippvoodisse, midagi rippvoodi alla maha. Ja nüüd siis rattaselga ja kohvi järgi. Ma arvan, et üsna ruttu saan käidud. Nii et varsti näeme. No vot, ja käidud saigi. Panin siia jõudes küljega maha. Siin-seal oli jäine koht ja ratas läks rattarööpasse ja hakkasin välja keerama. Ja läks külg maha. Ei ole hullu. Jäin terveks, ratas jäi terveks. Nüüd teen ruttu lõkke jälle ülesse. Sest
ega see rattasõitmine tühjendas kohe jälle seda supikohta ära ja tuleb hakata varsti liha peale mõtlema. Asjad jälle laua peal. Ja üks uus vidin ka. Lisavalgus, laetav magnetiga, saab ka riputada konksuga ja saaguvalgus. See hakkab täna ka mind valgustama siin. Vaatan, kuidas ma panen ta. Rippuda muidugi ka jääb. Täitsa töötab. Aga hetkel on veel nii hämar, et ma ei hakka seda tühjendama, pealampi kasutan rohkem. Ja panen vee keema. Nüüd ei ole muud kui oodata. Oleks kohvi järgi läinud, siis ma arvan, et hommikul oleks päris inetu. See olnud poleks kuidagi käima saanud. Ennegi siuksed asju juhtunud, aga siis oled kusagil kaugemal ja ei ole saanud kohvi järgi minna. Ja on ka teistpidi juhtunud, et kohvi võtad kaasa, aga see, milles keeta ja juua, need jäävad koju. Valgustasin natukene telgi eesist ära. Panin 2 küünalt ja siia lõkke ümber ka. 2 jätsin veel reservi. On pärast valgem minna kotti. Vesi peaks ka juba enam-vähem soe olema. Aga lasen veel olla natukene. Ja siis üks soe kohvi sisse ja liha tulele. Vahepeal hakkas laia valget lund sadama. Aga ei lase sellest häirida. Nii. Võtame ühe leivaviilu ja võibki liha võtta. Nii. Kuum on. Sina mine sinna tagasi. Ja selline ta sai. Vahepeal, kui jälle siukest tiksumisaega rohkem on, siis võib ju mõne juurika pooleks teha. Osa juba tegin siin. Ei viitsinud saega siin mässama hakata, kirvega raiun. Teen selle ka 3 ja on lõkkepuid juures. Kuivi ei taha kõike ära kasutada siin. Neid nagu väga palju ei olegi. Siis tuleb metsa alt juurde teha. Toores ta küll on, noh. Täitsa toores ei ole, aga pole ka kõige kuivem, et siuke keskmine. Aga see põleb ka
pikapeale ikka lõkkes ära, kui on kuivadega segamini. Ega midagi, ma hakkan raiuma. Ja ongi jälle mõneks ajaks puid. Vot nii. Ja lund sajab ka. Nii see õhtu möödub. Paar lihatükki on ka veel järgi. Ja põlevad küll need pooltoored männirondid. Kell on kuskil 8. Ja temperatuur on 0 lähedal. Paari tunni pärast näitab, et läheb ära plusspoolde. Koondan vaikselt üleliigsed asjad ära varju alla. Rohkem kohvi ei keeda. Aitab küll. Toon asjad ära ja siis istun veel veidi lõkke ääres ja mingi hetk roningi ära pessa. Asjad saidki kotti. Tõmbasin luku kinni, siis ei saa rebased öösel toidu kallale. Raadio siia peale. Tuli sinna rippu. Ja on siin ka valgust ja paar küünalt panin ka siia veel nüüd ööseks põlema. Ratta ära lukku. Puukuuri putka külge. Ja nüüd lähen istun edasi seal lõkke ääres. Viimased puud sättisin põlema. Toon paar kuiva ka siia veel juurde. Siis saavad need märjad hoogu juurde põlemiseks. Ja tulebki ära pessa ronimise aeg. Nii. Katsetame ära siis, kuidas selle matiga on. Nii. Saapad tuleb muidugi välja jätta. Aga õnneks on katus pea kohal. Nii. Proovime alguses niisama, ilma igasuguse magamiskotti vanimiseta. Nii. Kusjuures selle matiga on praegu siin palju mugavam olla kui ilma. Mitte sellepärast, et kuidagi soojem oleks, aga tekitab sellist tasasemat pinda, nagu magaks ikkagi kuskil platvormi peal. Ei tõmba see kiigu osa siuke kaartu, vaid jääb siuke ikkagi sirge ja nagu oleksid voodis. Nojah, mina poen vaikselt kotti ja hommikul näeme. Ja üks asi veel. Telefoni ei pea ka hoidma nagu külje all.
selle jaoks on, kohe näitan, siin see kott, kuhu telk ise sisse käib, kui kokku pakib, ripub siin ees külje juures. Siia saab kõik vajalikku panna, telefoni ja muud pudi-padi. Ja jätan ühe veepudeli ka siia käe lähedusse, et tuleb öösel janu, siis käsi telgist välja ja saab janu ära kustutada. Hommik. Kell hakkab 10 saama. Öösel hakkas mingit vihma moodi asja sadama. Aga mul oli siin all kuiv. Praegu on lihtsalt natuke siuke niiske ja rõske. Teen kohe kohvi ja nuudlid ja ma arvan, et ma tulen sööngi siin varju all, sest et väljas ikka midagi timbutab ja ikka siia tarpi peale kuuled, lagistab kergelt mingit uduvihma. Sest siin on praegu kõige kuivem olla kindlasti. Öösel mingi aeg hakkas tuul ka, aga tuule nurk oli jälle siukse õige koha pealt, et ta siia varju alla ei puhunud, vaid siia taha külge rohkem. Nii et oli päris mõnus olla. Lihtsalt ärkas vahepeal korra üles tuule pärast või siis tuli vetsu minna. Eile sai päris mitu kohvi õhtul ära joodud, siis ikka öösel sai ärgatud ikka paar korda. Aga tuleb liigutama hakata, saab sooja kohvi siis kohe sisse. Kolisin ikka laua taha. Siin on mugavam istuda, kui sööma hakkab. Lõkke käib vaikselt. Kohvivesi ka tulel. Tuleb natuke oodata, enne kui sooja joogi sisse saab. Menüüs siis nuudlid ja vorstikesed. Kohvi valmis, nuudlid valmis, võib kere soojaks süüa nüüd. Nuudliroog sai söödud. Lõpetan veel kohvi. Lõket hävitan. Ja tuleb vaikselt hakata asju kokku panema. Kodus saab veel tarpi kuivatada. Sest see on päris märg. Aga minul seal all oli kuiv. Kui ma oleks selle originaal kattega tulnud, mis seal rippvoodil kaasas oli, siis ma oleks küll täna öösel märjaks saanud. Nojah, joon kohvi lõpuni ja siis pakin asjad kokku. Saidki asjad pakitud ja tuleb hakata
koju minema. Sai seekord mu mõnus lõkkeõhtu jälle läbi. Nojah, egas midagi, järgmise korrani.